Saadet alustame särtsuva teemaga, mis viib meid taaskord mõõtma elektromagnetvälju. Mõned nädalad tagasi rääkisime radaris Lasnamäe inimestest, kelle elu segas see, et neile kortermaja katusele oli paigaldatud mobiilifirma antenn. Tuleb välja, et lasnamäelased ei ole sugugi oma mures üksi. Nimelt leidub Eestis terve hulk inimesi, kes nimetavad ennast elektroülitundlikeks ja peavad elamiseks oma kodus suisa elektri välja lülitama. Elektroülitundlikel käis külas Hannes Sarv. See ongi siis tulevik, et inimesed hakkavad magama fooliumtõrkides. Väga raske prognoosida, aga karta on, jah. Andrei Švedovski elukohaks on Tallinna äärelinna pisike eramu ja ametiks müügihaldur. Ehkki pealtnäha täitsa tavaline mees, vajab teda täitsa ebatavaline probleem. See on pannud teda abi otsima veelgi ebatavalisemal moel. Mõned võivad selle üle natuke nalja visata ja naerda praegult, aga ühel hetkel võib-olla on järg nende käes ja siis hakkavad nemad samamoodi pannist otsima lahendusi. Kuid lahendusi millele? Väga lihtne, fooliumiga polsterdatud telk aitab Andreel magada, sest pakub kaitset ei millegi muu kui elektromagnetkiirguse eest. Ehk siis, Andrei kannatab nähtuse all, mida nimetatakse elektroülitundlikkuseks või ka lihtsamalt elektroallergiaks. See tähendab seda, et ma ei saa olla tugevates elektromagnetväljades, mida põhjustavad siis wifi võrgud, kas või kaubanduskeskustes, kortermajades, mobiilimastide, antennide lähedal ja enesetunne läheb. See sõltub ka nüüd sellest, kui pikalt sa seal oled. Et võib-olla pooltunnikes peab vastu, et tund 2 juba hakkab tervisele. Seega oleks tal parem sellisest kiirgusest hoiduda, sest muidu muutub olemine päris piinarikkaks. Tunned, kuidas ta hakkab närvisüsteemile, ta hakkab tekitama nahakihelust, kuru kipitamist, kõhuvalu, hingamisraskused tekivad, silmade kipitus. Tänases üleüldises kiirguvas võrgu- ja pilvemaailmas ei tule enese hoidmine sugugi hästi välja. Maa peal on võrgu, ega ei ole kohta, kus rahulikult. Loomulikult ei ole kiirgus Andreele alati sellist mõju avaldanud. Kodus oli olemas wifi ühendus, mobiiliga rääkis usinalt ja lisaks sellele kasutas ohtralt mobiilsel andmesidel töötavat pihuarvutit. Kuna ma toona ju seda haigust ei põdenud, siis loomulikult oli mul see 24/7 ees. Ja pikad telefonikõned, tööalased, ka eraviisilised, eks ole. Ja sai lihtsalt, ütleme niimoodi, seda organismi suhtes kuritarvitud, seda telefoni ja kõiki muid kiirguid asju. Siis käis plõks ära. Tundsin, et mul hakkas laptopi taga kuidagi kehv, et mul hakkasid silmad kipitama ja nahk hakkas kuidagi kihelema ja niisugune põletav tunne tekkis naha peal ja hingamisraskused tekkisid ja väga ebamugav tunne tekkis, niisugune gripilaadne tunne, nagu põletik või palavik. Ja siis oligi, et hakkas süvenema kogu aeg, süvenema, siis ma ei saanud enam wifi-võrkus olla. Lõplikult koges ta oma kiirgustundlikkust, kui juhtus kolima korterisse, mille akendest vaatasid sisse mobiiliantennid. Ja ma tundsin, et mul hakkab meeletult paha. Tund 2 sain olla, mul hakkas kõhuvalud, peavalud, täielik laastamistöö organismis. Siis ma hakkasin veel põhjalikumalt surfama, milles siis asi on. Tänaseks on ta mobiilimastide alt ära kolinud rahuliku aedlinna, kuid nagu nägime, on asi ka siin nii, et rahulikuma ööune tagamiseks peab Andrei kasutama ekstreemseid vahendeid. Tal on magamistoas voodi asemel telk, mis on kaetud 5-kordse fooliumi kihiga. Võtsin katsetuseks endale mobiiltelefoni ja vaatan, et tegelikult mul on kõik levipulgad on praegu põhjas. Kui ma siia sisse lähen, et vaatame, mis siis juhtub. Opsti! Ja täitsa toimib selles mõttes, et mobiililevi läheb siin sees tõesti tunduvalt väiksemaks. Et tõenäoliselt foolium ikkagi töötab. Jah, et mingil määral ta alguses aitas ja ma sain isegi niimoodi, et ma ei pidanud ära kolima kohas, kus ma praegu elan. Ja ma sain, siiani olen pea 2 aastat siin vastu pidanud, aga kinni ta kindlasti ei võta seda 100%, see on välistatud, eks ole. Et siis sa peaks ehitama mingi betoon sarkofaagi, et meetri paksuse võib-olla, et siis saad rahulikult magada. Andrei ütleb, et linnas olles ei tunne ta ühelgi päeval end päriselt hästi.
Tööd teeb ta küll samamoodi nagu ennegi, kuid mobiili kasutamist piirab üksijagu ja kiirgavatest Wi-Fi võrkudest hoiab võimalusele eemale. Õigemini ma ei saagi seda endal lubada, sest mul organism ütleb, millal ära tuleb minna. Ja vahepeal käib sellest kiirgustolmust lihtsalt puhkamas. Ma tunnen hästi siis, kui ma lähen Tallinnast välja kuskile maale, siis ma tõesti organism taastab, sa tunned ennast inimesena. Kuid näib nii, et elektrotundlikel ei ole halvast kiirgusest alati pääsu ka linnast väljas. Raivo Varik koos elukaaslase Liis Ellertiga elavad Pärnumaal, tõstama vallassõna otseses mõttes looduse rüpes. Kuid ka nemad räägivad, et kiirgusprobleemid tulid neile koju kätte ja seda väga lihtsal viisil. Oktoobris paigaldati neile kaugloetav elektriarvesti, mis säästab neid elektrinäidu teatamisest, sest edastab need andmed ise ehk mobiilselt. Samal õhtul minnes magama, läksin magama ja jäin kohe mürsti magama nagu alati ja mingi aja pärast ärkan üles. Nagu päris üles ei ärka, aga ja siis hakkabki niimoodi tiksuma, aga natuke magama ja mõtlen, et ei tea mingi kas magnetorm või mingi pagan seda teab, et mingi faktor segab. Sama kordus ka järgmisel ööl ja siis jälle järgmisel. Ja mitte ainult Raivo, vaid ka Liis tundis end halvasti. Ja mis nüüd selgus see, et suure surfamise tulemusena ma avasin, et ma olen elektroüldtundlik. Raivo oli suutnud seni elada nii, et näiteks Wi-Fit ta ei kasutanud. Mobiiligagi ei ole ta liiga tihti rääkinud. Aga ta märgib, et Wi-Figa varustatud hotellides ei saanud ta und juba varem. Ent midagi sellist nagu nüüd kodus ta varem kogenud polnud. Kõigepealt hakkab pea valutama ja silmad hakkab valutama, keegi nagu pigistab silmune. Siis pika peale võib kõrvilistama hakata, siis läheb süda pahaks. Terve keha nagu solaariumis. See on nagu, oled päikse käes. Ta ei põleta, aga sa tunned seda väga vastik, see nagu torgib, eks. Ja sa oled väsinud ja sa oled tujutu. Asja uurides jõudis Raivo tõdemuseni, et asi ei pruugi üldse olla selles, et uus arvesti mobiilselt andmeid edastab. Ta väidab, et uus arvesti muudab hoopis elektrivoolu sagedust maja elektrijuhtmetes ehk teisisõnu tekitab rämps elektrit. Need juhtmed ei ole mõeldud sellise hästi suure sagedusliku voolu jaoks. Ehk ütleme, nad tekitavad siis sellise anomaalse elektromagnetvälja, mis hakkab nüüd inimese füsioloogiat mõjutama. Ja elektrijuhtmeid, nagu teame, on terve maja täis. Ja iga juhe on, võtke nüüd antennina, hakkab käituma antennina. Ja nii usubki Raivo, et just see muutis ta koduse elu kiirgavaks põrguks. Ma suutsin olla tund aega oma elamises. Selleks, et elektrijuhtmete halba mõju vähendada, paigaldas ta majapidamisse kalli raha eest filtrid, mis elektrit nii-öelda puhastaks. Kuid kogu pinget see õhust Raivo sõnul ära ei võta. Et ma saan päeval liibida siin, ma saan praegu olla, eks. Mul on natukene halb olla, aga see on okei, eks. Ja selleks, et üldse elada, öösel on elektri väljas, jah. Arvestid paigaldanud võrguettevõtja Elektrilevi ütleb, et uued arvestid on kontrollitud ja testitud ning eralduv kiirgus jääb suure varuga normi piiridesse. Seega mingit halba mõju neist tuleneda ei saa. Öelda, et seal on nüüd mingisugune eriline kiirgus võrreldes muude elektriseadmetest tulevate emissioonidega, ei päde lihtsalt see väide. Olles aga omal käel läbi töötanud üksijagu asjakohast materjali, väidavad Raivo ja Liis, et ka väikesed kiirgused on kahjulikud, põhjustavad halba enesetunnet ja pikaajaliselt isegi vähki. Kuna aga kiirgusnormid on kõrged, jääbki kiirgus alati normi piiresse. Liis tunnistab, et ega suurem osa inimesi seda ilmselt ei usu. Kõigepealt on ilmselt paratamatu see mingisugune templi külge saamine, eks ole. Aga see on selline esimene faas. See on nagu inimese esmane kaitsereaktsioon millegi pärast sellel teemal, et ma ei taha teada, ma ei usu, et see ei ole võimalik, eks ju. Et kuidas saab olla, et meil on selline riik, kus et lubatakse selliseid seadmeid või sellist tehnikat, mis on kahjulik, eks ju. Et see lihtsalt ei mahu inimestele pähe. Uue arvestiga seoses on Liis suhelnud ka Terviseameti spetsialistidega ja saanud sealtki vastuseks, et kõik on normide piires.
Nagu televaataja ehk mäletab, siis Terviseameti peaspetsialist Margus Mihkelsoo selgitas meile ka ühes eelnevas loos, et hirm elektromagnetkiirguse halva mõju suhtes pole põhjendatud. Ta lisab, et ei võta liiga tõsiselt ka neid, kes peavad enda elektroallergikuteks. On tehtud pimekatsed, kus lülitatakse teises toas generaator sisse ja välja, aga need inimesed, kes nimetavad ennast elektritundlikuks, ei ole olnud suutelised ütlema, et nüüd lülitati generaator sisse ja nüüd lülitati välja, et need ajad kuidagi, nad ei suuda, nagu nad ei taju seda, eks ju. Ehk siis terviseametniku sõnul võivad halva enesetunde põhjused olla ükskõik kus mujal. Vaevuste üle kaebajad sellega muidugi ei nõustu. Sõltumatud teadlased on hinnanguliselt öelnud, maailmas on ligi 3% elanikkonnast juba ülitundlikud. Ehk siis see võrdub ligi 200 miljoni inimesega, mis on Brasiilia täis inimesi. Siis ma ei arva, et see mingi psühhosomaatiline probleem oleks, et see on ilmne selle kiirguse fooni kasv ja see sõltub nüüd sellest, kui tugev on inimese immuunsüsteem, kaua ta sellega hakkama saab. Kui sina ei tunne, eks ju, ja mina tunnen, eks ju, siis mõju on sama. Ja see minu kaitserefleks on tugevam. Minu keha ütleb, et mine ära siit, eks ju. Sinu keha ütleb, et okei, et ma istuda veel, eks ju siin. Ja see on, lihtsalt sinna hetkeni, kui sina muutud samamoodi kiirgussuhtes allergiliseks, elektroülitundlikuks ja pärast seda on sul samasugune seis. Selles on nüüd küll tuline õigus, et ega meie ajakirjanik otseselt kiirgust ei tunne. Kuid kas tõesti on mõju olemas? Tuleb välja, et selle sama mõju osas üritab selgust tuua ka üks Eesti uurimisrühm. Rühma liige vanemteadur Reet Priimann usub, et end elektroülitundlikeks liigitavad inimesed võivad tõesti selle all kannatada. See on väga tõenäoline ja sellepärast irvitada nende üle või naerda nende üle ei ole ilus. Nõrku magnetvälju pole Reeda sõnul sugugi palju mõõdetud ja uuritud. Ka nende uurimisrühm on oma katsetustega alles algusjärgus. Nad püüavad saada võimalikult palju statistilist infot selle kohta, kas ja kuidas kunstlikult tekitatud nõrk magnetväli inimesi mõjutab. Esialgse teadmise põhjal võib öelda, et umbes 3% katsealustest mõjub see stressi tekitavad. Aga muide, mõnedele inimestele see mõjub üpris hästi ja hoopis stimuleerib nende südametööd. Kuna meid huvitab, kuidas mõjutab magnetväli meie ajakirjanikku, anname ta teaduse hüvanguks katsele üles. Mida see nüüd mõõdab mul? See mõõdab südamerütmi variatsiooni. See, kuidas autonoomne närvisüsteem, kuidas autonoomne närvisüsteem, kas ta reageerib vähetundlikule, nõrgale magnetvälja muutusele. Magnetväli ise tekitatakse katsealuse kuklasse ja see on tõesti väga madal. See tähendab, et see on maa tavalisest magnetväljast küll 3 korda tugevam, ent samas ikkagi väiksem kui näiteks mägedes. Nii et karta midagi ei ole. Istuge nüüd palun sinna ja meie magistrant Inessa hakkab siis mõõtma. Mõõtmine ise tähendab 10 minutit rahulikku istumist. No nii, aga katse on nüüd läbi ja nüüd võite need osad ära võtta küljest, kõik. Katse näitas seda, et hädarannesele see nõrk magnetväli mõjub pigem stimuleerivalt. Reeda sõnul kinnitab tulemus, et katsealuse organism on tugev ja autonoomse närvisüsteemi erinevad osad töötavad tasakaalus. Nagu näete siin pildil, need on ju täitsa tasakaalus kõik. Ühes liinis käsi käes käivad. Teadusuuring ise on praegu avatud ja ootab järgmisi testitavaid. Raivo ja Liis on samal ajal võtnud eesmärgiks inimeste teavitamise elektromagnetkiirguse ohtudest ja avaldavad enda poolt kogutud materjale oma värskel veebilehel. Andree käib jätkuvalt enda organismi taastamas maal ja metsas ehk seal, kus ei kiirga ja vanemteadur Reet ütleb, et nende tundlike inimeste muresse peaks suhtuma tõsiselt. Väga paljudel on siis üks või teine autonoomse närvisüsteemi osa on tugevam või nõrgem ja vot need inimesed, paistab, et need ongi need magnettundlikud inimesed ja nende mure, probleem on täiesti tõsine.
Keda teema veel täpsemalt huvitab, siis Raivo ja Liis on teinud kodulehe kiirgusinfo.ee, kuhu kõik materjalid kokku on kogutud. Ning nagu mainitud, saab oma elektroõli tundlikkust tasuta mõõta Keskkonnaohutuse ja Tervise Instituudis. Paradoksaalne on aga see, kui te selle sümptomi endale avastate, siis ravida seda kuidagi ei saa ning lihtsalt tuleb kardinaalselt oma elustiili muuta.